Korras, jah? Valmis, jah? Ja jõudsime jõe äärde kohale, tulime Türile täna. Tule. Laseme siit kõik autod läbi, osad me lähevad autoga rajale, osad lähevad siiski paadiga, vaatame tuttavaid nägusid. Timo, tule kaasa, lähme vaat. Tere, Timo! Tere! Timo kohta on muidugi see jutt mul kohe ära rääkida, et ta on instruktor ka, et ta inimestele ikkagi viib nad professionaalina nagu igale poole kanuumatkadele, kajakimatkadele ja siis lihtsalt kui ta esimest korda oli instruktor, ma pean selle loo ära rääkima, anna mulle andeks, siis ta küsis ilusti inimeste käest, kas on keegi täna ka minemas vee peale, kes ei ole varem vee peal käinud, siis käed tõusid üles, et meie nagu oleme. Selle peale Timo ütles, no selge, siis on teile esimene kord, lähme. No umbes selline mees on siis instruktor. Ja siis, aga näita, millega sa sõidad meile. Räägi kohe sõnaga, mis relv see on, millega sa jõe peale täna lähed ja kas see on niisugune profirelv või on ta niisugune amatööri oma? See on niisugune klassikaline plastikust merekajak, mis on niisugune circa 5 meetrit pikk ja sobib ka tänaseks päevaks, sest jões võib olla kive ja muid ohte. Et ta on suhteliselt niisugune töökindel riist. Ja üks asi on muidugi see kajak ja aeru taga, et mis asjad veel peab kaasa võtma enne, kui sa jõe peale lähed sellist 80 kilti sõitma? No elementaarne muidugi päästevest, mis peab olema korralikult kinnitatud. Kõik krõpsud, kõik ilusti kinni. Siis süsta puhul on põll, millega ma kattan selle ära, et mulle paati vett ei tule. Ja selleks lisaks on veel mul kaasas pump ja aerupadi, millega ma teoreetiliselt ümber käies, kui ma kaldale ei saa ujuda, siis vastava tehnika abiga saan ennast paati tagasi. Oled sa päris eluohtlikus situatsioonis ka kuskil jõe peal olnud Eestis? Jõe peal Eestis, jah, see aasta on olnud, aga pisut väiksema kajakiga ehk siis kärestik süstaga on olnud nii, et olen jäänud parajasti pesumasinasse nii-öelda. Kuidas välja saab, kui sa pesumasinasse saatud? Mida tegema peab? No, põhimõtteliselt tollel hetkel tulin mina paadist välja ja sukeldusin ja voolu alt ujusin välja. Täna on 80 kilti on ees, sellised ühesed kajakid, et mis ajaga umbes finišeerima hakkavad? 8 tunniga, ma loodan. Ja raftid, nagu meil on? 14 tundi. Aitäh selle info eest, nii et siis umbes 10 ajal õhtul kõige varem me oleme siis kohal. Tere, saame tuttavaks, kuidas nimi on? Rene, milles sa istud? See ei näe välja nõnda, nagu seda asja tehtaks iga päev mingi 120 tükki? Ma ei tea, ma arvan, maailmas ikka neid tehakse 120 tükki või 150 tükki võib-olla isegi päevas. Aga see on sõbra tehtud, Mikk Suursilla tehtud. Kormoran kajak sõitis algus siukeste süstadega igal pool maailmas. See on Norras käinud ja Kreekas ja Hilja on nimi paadimeistri naise järgi. Paadimeistri naine oli ka modelliks, ma näen siin selle pildi tegemisel. See on ilusti välja tulnud. Räägi, kas on mingi asi, mis mõttes on nagu ise tehtud alus nagu parem kui kuskil vabrikus valmistatud? No ise tehtud aluse asi on see, et sa saad teha ta nagu enda järgi. Mõlaga on sama asi, et see on ka ise tehtud ja see on nagu enda mõõtude järgi. Et suur vahe on, kas sa ostad nagu kuskilt poest ülikonna või lased rätsepal teha. See vahe ongi. Mis sa ennustad, palju sul aega läheb 80 kilomeetri läbimiseks? On 8 tundi kuskil. Siis sa oled vist üsna esimeste hulgas. Sa meid ei viitsi oodata või? Siin ta on, kõik teie ees. Meie tänane alus, millega me lähme mõnusalt matkale. Me muidugi lootsime, et me oleme jõe peal suhteliselt üksi, aga seda lootust enam ei ole. Sellepärast, et veesport on vist populaarne Eestis. Aga Kristjan, näita oma käsi. Saate kaameraga lähemalt võtta. Teisel on suits käes. Jah, need on need hellad käed, tänu millele me saame üldse jõe peale minna, sest tema valmistas meil siis punnid. Kuidas sa sellega hakkama said? Vanaisa õpetas. Et kui midagi on, siis tee oksas punn ja lükka tühja kohta. Jah, just. Kus sa veel seda tehnikat oled kasutanud? Vilepillide ja siis see kunst nikerdustega esmaabikappide juures. Vanakooli mehe tunnen kaugelt ära. Aga siis meie alus on põhimõtteliselt mõeldud rohkematele inimestele. Palju siia tegelikult sisse, Marko? Peaks uuekesi oleks nagu mõnusam sõita ikka.
sellepärast me lähmegi neljakesi, ma saan aru, jah? Tundub loogiline. Pump on meil kaasas sellepärast, et Kristjan tegi ju punnid, on ju, et noh, mis sa ikka teda usaldad. Selles mõttes on pump kogu aeg kaasas ja üks vend on pumba peal, see tähendab, et 2 tükki sõuavad ja 1 tüürib. Selline on meie plaan A. Selline turvalisuse nõue, muidugi kui te lähete paadimatkale, et ei maksa alahinnata voolu ega mitte midagi ja ei maksa ülehinnata muidugi enda ja oma varustuse võimeid. Seetõttu näitan ka, et kui päästevestid meil endal on peal, siis samuti üks asi, mis vajab päästevesti, on kindlasti ka näiteks teie mobiiltelefon, sest noh, äkki on vaja helistada ja kellelgi abi paluda. Vastav abivahend. Ja õnneks on ka müügil täiesti spetsiaalvarustus. Tuleb eraldada 1, sest neid peab olema mitu tükki varus. Sest iial ei tea, praegu me oleme nüüd meestega paadis, aga alati võib olla tee peal abivajajaid. Noh, kuidas keegi hoolib oma varustusest, et siis kas lõhnaga midagi või kuidas iganes tuleb panna päästevest mobiiltelefonile peale. Ilusti rullida lõpuni. Ja siis teha sinna otsa sõlm loomulikult on oluline. Ja siis juba, võid jumala rahulikult varustust testida ja vaadata. Testitud. Esimesed mehed tavaliselt raftis on sellised tööloomad, tavaliselt ka madalama IQ-ga, nii et nad ei oska nagu selle peale tulla, et miks nemad üksinda nagu hoolega tõmbavad. Ja tagumised vennad on tavaliselt sellised arukamad, nagu me siin oleme praegu kahekesi. Et siis oluline on ennast natuke raskemaks süüa, enne kui see rafti tuled ja siis sinu asi on ainult suunata, siis vaadata, kuidas tööloom ees vehib ja siis tõmbad mõnuga pikalt nõnda. Praegu võib tunduda, et see, et kanuu meist mööda sõidab, on ju, et me oleme mingid nõrgad, aga allavoolu nagu saavad nad kõik meist mööda, aga lõpupoole on paar päris rämedat tõusu. Seal me peaksime nad kinni saama, sest meil on ju erinevad teistes ka pidamist alla pandud.